räägin, kere tööde mees. Tere tulemast uuesti Autopositiivi kanalile ja siin on siis meie Mazda projekt, mida me üritasime siis päevaga üles ehitada. Paraku siis ei tulnud väljast, ühest päevast jäi liiga väheks. Arvasime küll, et mis see auto lammutamine ära ei ole, aga paraku sedasi ta on. Et üks päev võistlusauto ehitamiseks on natukene vähe. Mis meil siis jäi puudu täielikust õnnest? Meil jäi tegemata elektrisüsteem. Siin igale juhtmele võiks leida mingisuguse sõbra. Ja nagu te videost nägite, oli meil esialgu plaan jahutussüsteem ehitada siis siia kapoti peale. Radikas ja ventilaator. Aga targematega nõu pidades siis sai selgeks, et see tuleks ikkagi tuppa tuua. Nüüd on vaja siis kogu see torustik siin üles ehitada, et asi toimiks ka. Kuna esialgu oli plaan minna siis romurallile temaga, aga kuna me temaga ei saanud valmistada, siis nüüd otsustasime, et te ikkagi ilma ei jääks sellest üritusest. Lähme sinna kohale ja lähme elama kaasa ühele vaatajale, kes meid sinna kohale kutsus. Ütles, et ärge mehed visake püssi põõsasse, tulge vaadake. Nii et lähme vaatame, mis seal toimub. No tervist, tuleb jõudnud siia Türi romuringile. Kindlana peos olen meeskonnast täna, seepärast autot valmis ei saanud. Enda meeskonda võttis meid paha aimamatult Andi, kes arvab, et me oleme tohutud luksepad. Hakkame siin kasti vahetama ja värki. Aga Andi, räägi, millega sa lähed? Kuhu me läheme üldse? Kuhu sa lähed? Mina lähen sinna põõsa taha, sinna kõige jubedamsse kohta, raja peale. Olen tulnud Türile ja Kesk-Eesti romuringile. Mina lähen siis sellise autoga, milleks on siis Mercedes-Benz 2006. aasta oma. Kasti ei pea vahetama, aga ma arvan, et kütusevoolikut pead lappima ja rehve vahetama. No ma sain isegi juba aru, et siin on põhimõtteliselt väga palju õpin juba kõrvalt, et rehvile tuleb lohvid sisse lüüa ja nii edasi, et naiste esimene sõit on juba läbi. See on nende siis naisesindaja seal Kati ja seal juba vist midagi lapitakse, eks ju? Seal aku vahetus on jah hetki seisuga, et aku andis sava, et ööga on midagi juhtunud ja kes teab mida. Et suure tõenäosusega tuled sina siia tagasi, siis viskavad ka kõik küllile ja hakkavad tööle või? Sina viskad, mitte kõik teised. Okei. See kord oled sina see töömees. No, aga loodetavasti kui ühest tükis esialgu tagasi tulla, aga eks näha ole, mis saab. No selles ütles, et ära kellelegi otsa sõida, vaata, mida korralikumalt sina hoiad, seda vähem peab mina siin vedelema maas. See tähendab seda, et ma lähen sõitma nagu täie laruaga. Et selles ütles, et millal on sõit läbi sinu jaoks? Kui tuuakse näeri otsast tagasi nii kaua, kuni sõit seal käib, siis sina veel putitad. Mina vannan minna nii palju kui ajan. Mul on head mehaanikud kaasas. Sa oled nagu arvestanud sellega, et kõige sitemal juhul koju ei viideda? Koju läheb ikka. Garaaži alla, paar õlut ja korda edasi. Ega ta siis seisma jää, ega ta Mazda ei ole. No jah, ma tean ühte head Mazdat, oota. No me paneme veel joone peale enda. Ma saan aru, et vist hakkab meeste sõit pihta, et lähme läheb. Ma pean hakkama minema, valmistama ennast järjekorda minema. Kuni ülejäänud võistlejad kogunesid, ajasime Andiga veel juttu. Aga mida sa püüdma lähed? Ka poodiumit kohe või? Ei, ma olen fun. Sa lihtsalt, sa oled Arsha armastaja. Ma ei viitsi nagu. Mehaanika on 3 korda lihtsamal nagu sõita. Jah. See on minu elus nagu teine sõitlamet. Aga see muss on põhiline, see peab olema. See peab olema. No, nagu Mersus istuks. Kuidas see finaal üldse tuleb? Selles, et esimene sõit on, siis sõidad nii mitu ringi, kui sõidad. Ja, siis tuleb teine kord sõida nii palju, kui sõidad. Kõik saavad peale, on ju? Jah, need, kes on see sama praegutab. Just. Ja siis lõpuks on see teema, et see, kes alles on, lükkaks kõik korraga raja. Finaali. Ja lõpptulemus ongi see, et kes kõige rohkem ringe läbi on? Jaa, on võit. Okei. Pole midagi keeruline. Kurat, ei tea neid. No tõenäoliselt, jah. Eksid ära, eks? See on variant, kus see on. Sulle tuleks see tom külge panna. Jutud aetud, suundusime raja äärde.
Aeg esimeseks stardiks. See hetk ma ei teadnudki, mida ma rohkem ootan, kas seda, et auto täielikult puruks sõidetakse ja võistlus on tema jaoks lõppenud. Või seda, et tema autoga ei juhtu mitte midagi ja ma ei pea seda üldse remontima. Hoiab, väga hea hoiab auto. Meeskonna poolt olin saanud küll raadiosaatja, aga sealt tulevast jutust ei saanud ma midagi aru. Küll aga nägime, et meie auto oli enne sõidu lõppu tulnud rajalt maha, nii et läksime boksi ja asja kaema. Teel staapi nägime kõva pingutamist ka teiste meeskondade poolt. Mis sul juhtus? Ootanud ära, ma ei saanud aru, mis juhtus. Ja on, meestel on siukene võitlusimu, närv on sees. Lugesid mitu ringist sõitsid ka või? Ei lugenud, kus kohast? Kus kohast? Aga kuidas oli? Tõmbas nagu vere käima või? No piduri alla peal, seal käiks niimoodi. No nüüd pole häda midagi või? Nüüd hakkab tööle. No davai. Auto maast lahti saamine oli lihtne. Öeldi, et lihtsalt lükka tungraud kuhugi alla. Nagu rehvivahetus oleks olnud minu jaoks piisav pingutus. Kusagilt hüppas välja kohtunik ja palus hakata autot tükeldama. Tagast hanged ala ja siis siit need lõigati maha. Aga saad aru, kus tehnilis käi, tehniliselt kõik on korras. No ma ei tea, kuidas see kohe sinu vahel jäi, aga võtab maha. Järgmine sõit ei taha näha. Kui peab maha tulema, siis tuleb maha. Mul käesti otsida suur haamer ja need otsad eemaldada. Arnold, this is how I roll. Kui kellelgi on keretööd ja luksepa vaja, siis mul on praktika läbitud. Sellega või? On sul veel mingit paranduskomplekte? On sul teipi või? Või tahad sa midagi välja hakata tõmbama või mismoodi? Lihtsalt Ma olen ikka isegi peene häälestaja. Müüma hakkad, siis lihtsalt pargid selle seina poole. ei, nüüd võtad kuvalda ja lööd kokkuda. Ma räägin, keretööde mees. Ei ole masta, et ta siuke pädand on aine, siia korraliku löögi panema. Kurat, ma väänasin Matstal nurgad niiviisi sisse ja arvasin, et see on kõva küll. Kes oleks osanud arvata, et Mersu remontimine sedasi käib? Võis edasi. Kui see oleks sinu Mazda, siis sa saaksid olla nagu mina. Mitte midagi tegema. Teed ala, härra. Järgmine ülesanne. Siin on veepaak ja kanister, lehter. Seal on kopsik, täida ära. Kaamera on ees.
teeks seda läbi esiklaasi. Aku on küll märg, aga ainult tänu minu suurepärastele mehaanikuoskustele olime võimelised liituma ka teise stardiga. There was nothing left to say. How to get up, walk away. Know when to hold him, know when to fold. Know when to hold him, know when to fold. Cold sweat, blood in my eyes. Thunder rolling. Huvitav, mis sellel venel juhtus? I can feel it in the air tonight. Say I won't, but you know I might. Ain't no storm and ain't no fear. Ain't got time and ain't got sleep. But I feel fine and I feel free. 'Cause I'm the last man standing in the street. Always something, always something. All I ain't got, but I ain't got next to cry. Meie mehe sõit kippus üle kivide ja kändude minema, aga õnneks pidas vähemalt Mersu vastu. Seda suuresti tõenäoliselt tänu suurepärastele mehaanikutele. I've been trying, tell you wanna test my pride. I suggest you go and move. Say I won't, but you know I might. Ain't no storm and ain't no fear. Ain't got time and ain't got sleep. But I feel fine and I feel free. 'Cause I'm the last man standing in the street. I'm the last man standing in the street. I'm the last man standing in the street. Sina valasid vee peal klaaspesuvedelik. nii. See ei tööta enam. Sina andsid mulle vee. Fantastiline vee sa oled. Sina andsid mulle vee. Teine hooldus polnud suuresti midagi teha. Natukene pleki väänamist ja valmis ta oligi. Pärast pistikute loksutamist saadi vesi klaasi peale tagasi. Kuna meie mehe sõit ei olnud just kõige edukam, siis lisasime ka enda poolt väikse õnnetoova talismani. Ja vaadake nüüd seda, unustage igasugune keevitus, masinale tõmmatakse koormaneimaga sild alla tagasi. See sett sõideti kõigil üllatuseks teistpidi. Ja vaatamata meie talismanile suutis Andi ikkagi rehvi lõhkuda ja katkestada. Sitt rada niipidi ei saa sõita. See on kõik. Edasist sõitu jälgisime Andiga raja kõrvalt juba koos. Koormaneimaga venda mäletate. Huvitav, et tema sõidab seni, aga meie Mersu sõidab raja peal, kuna rehv on katki. Oleme leidnud see korraldaja üles nüüd praeguseks ja kuidas on? Kuidas tänane sõit on?
tänane sõit on ju vägev, ilm on lõpuks ilusaks läinud ja autosid ikka lõhutakse, see ju eesmärk ongi. aga ma vaatan, et nii peaaegu raja teistpidi keerest läks täitsa hullumajaks kätte ära. No see mõte selle asja juures ongi, et tekitada üllatusmoment, et keerame äkki kõik pahupidi ja siis vaatame, mis siis saama hakkab. siin siit päris korralikud õhud. ja jälgige nüüd seda professionaalset teletähte. Kus kohas see muusika tuleb, millisest telgist? See on see bussist tuleb tegelikult. See hall buss, vaata siin samas valli taga on hall buss. Okei, selge. Jah, et sealt, jah. Et selles mõttes, et jah, et siin ikka tulid ju täiesti õhku ära ju. Jaa, kusjuures see ongi huvitav. Huvitav on selles mõttes, me üks aasta proovisime teha siit samast hüpet, nii-öelda, et autodega hüpatakse üle, vaatame, kui palju kaugust tuleb. Ja siis ei hüpanud autod mitte midagi. Nii uskumata, kui see ka ei ole. Ja praegu sõiduaeg vaatavad lausa lendavad, on ju? Ja, on. Ma ise olen isiklikult esimest korda ja ma vaatasin, et need autod sõidetakse ikka täiesti lõpuni ära. Seal ei tunne enam ära, mis auto, mis asi on. Sillad, asjad alt ära, kuut on täiesti kreenis peal. No see selle asja eesmärk ju tegelikult ongi. Ja mehed panevad edasi. Jaa, et selles mõttes, et ega kui sa oled ostnud või ehitanud auto endale eesmärgiga, et tulla sõitma romuringi, siis sa võtadki sellest viimast. Sa ei lähe katkise autoga lihtsalt koju, et oi, mul läks midagi katki. Truule saksa rauale sirge ratas alla ja juba liigubki iseseisvalt. Või no vähemalt üritab. Noh, kuidas sa siis oma tänast sõitu hindad? Ütleme niisugune 10 palli süsteemis. Sõit oli 10, aga kui ma saaks nagu mehaanikult hinnata 10 palli süsteemist, ma arvan, et tema saab 2,5. Ta praegu kinnitab, ta kuuleb. Mitte tema... 10. Ma olin nagu pääsin päeva, aga ma võin teinekord ka appi tulla. Siis ma muidugi mingi sümboolses lasu eest, paar tonni. Pigem ütleme, et sinul on seda arenemisruumi kõvasti pigem, et sina saad selle 2,5. Aga üldjoontes sõitis, lõpetas peaaegu. Ei tulnud nii, on ju? Jah, selles küll. Pole kordagi niimoodi tulnud. See on alati positiivne, et see on juba niisugune pool võitu, on ju. Ma ütlen, selles, et me saime küll kõvasti targemaks. Ma ütlen, et normaalne. No jah. Aga vaata. Sinu tõmmati praegu jõuga peale. Mul pole Mazdal kriimu. Ei ole hullu, anna 3 päeva ja sõida. Kuule, aga selles, et tänud, mõnus päev. Teie siis vaadake, like ja subscribe'ige meie teisi videosi ka. Ja juba õite pea. Vaatame, mis Mazda suudab. Tšau. Ei suuda.